idee tuli sellest, et kuna minu lapsed on siin Alatskivi koolis õppinud ja ma tean, et siin kõrvalhoones keldris kunagi ammu tegutses lasketiir ja kohalikud aktivistid on väga suure eeltöö juba ära teinud. Ja siis sellest see idee tuligi. Lasketiir nagu praegu ei vasta ühelegi kehtivale nõudele ja siin laskmist läbi viia ei tohi, siis ongi, et läbi kaasava eelarve saada valla poolt tuge, et see lasketiir teha kõikidele reeglitele vastavaks. Kellele see mõeldud on? Tegelikult see lasketiir on mõeldud ikkagi tervele vallale, sellepärast et lähimad lasketiirud on Tartus või Avinurmes ja meil on palju koole, eriti oleme mõtelnud ka ikkagi kooli õpilaste peale, et me saaksime hakata siin lasketiirus läbi viima huviringe kõikide vallakoolide õpilastele laskmise osas, et inimesed on olemas, meil on instruktoreid olemas, meil on tublisid laskjaid olemas, kes on nõus sellega tegelema ja on entusiaste, aga kõik jääbki praegu selle ruumi taha. Need ruumid on võimalik muuta ka kerksuskeskuseks? Absoluutselt. See ongi meie üks eesmärk, et me oleme juba selles valdkonnas natuke tegelenud, et me Alatskivi lasketiir MTÜ taotles raha ja saime kerksuskeskuses kasutatavateks elektrigeneraatoriteks toetust, tähendab, ja meil on nüüd elektrigeneraatorid olemas ja tulevikus tahaks ikka terve selle hoone selliseks, et kriisi korral oleks siin võimalik kerksuskeskus avada. Ja mis tööd siin plaanis on? Lasketiirus on plaanis remonditööd, et viia lasketiir vastavusse nõuetega, ehk siis seinad ja laed tuleb katta puiduga. Ja kogu maksumus oli siis? No kogu maksumus on gramm alla 7000. 6000 pluss oli see summa, et siis selle eest saame uue valgustuse, ventilatsioon on juba olemas, kuulipüüdesein on olemas, seinad ja laed saame puiduga löödud ja siis põranda saame ka betooniga siledaks valatud.